Mina olen Mirjam, 30-aastane, 3 lapse ema, elan Tallinna lähistel ja meie peres on hemofiilia. Minul endal on kerge hemofiilia ja mul on 2 imearmsat poega, kellel mõlemal on raskekujuline hemofiilia. Üks nendest on praeguse hetkega 2-aastane ja teine 5-kuune. Ja minu 3-aastane tütar, tema puhul me veel ei tea, et kas ka temal on hemofiilia nagu mulgi. Kuna tütarlastel see väljendub kas hästi kergelt või siis üldse mitte, aga see ei tähenda, et nad ei ole geenikandjad, siis me veel tema osas ei tea ja tema osas nagu ka uuringuid teha ei taha veel. Me saime teada enda peres olevast hemofiiliast niimoodi, et aastal 2020 1. märtsil sündis meie perre teine laps, poeg ja me kõik olime hästi-hästi rõõmsad ja sünnitus läks kergelt ja midagi nagu märgata ei olnud ja siis see beebi kasvas meie kodus. Ja siis suvekuudel me hakkasime märkama, et tema kehale tekivad sinikad ja päris sellised, mitte tavalised, et kui ta kehal on sinikad, et see on kummaline, aga need sinikad olid veel nagu sellised hematoomid, sellised tugevad ja hästi nagu, et lausa kehal olid nagu munad üles ja ma pöördusin suure murega meie perearsti poole, kes siis vaatas need sinikad üle ja ütles, et vot ei tea, väga imelik, et kas te olete kindlad, et teie tooaeg siis pea 2 tüdruk siis, et äkki tema põhjustab neid. Et äkki nende mäng on natukene selline jõuline või kuidagi, et äkki ta kukub talle otsa või et äkki need sinikad on põhjustatud sellest, aga mina emana ju, mina nägin, kuidas minu lapsed igapäevaselt toimetasid ja mina selle variandi välistasin. Mure jäi õhku, me hoidsime oma lapsi lausa eraldi tubades. Süütunne oli suur, et justkui äkki mina kuidagi pigistan oma last halvasti või valesti. Läksin uuesti perearsti juurde, ütlesin, et see ei ole ikkagi normaalne. Et minu ema süda ütleb, et midagi on väga-väga halvasti. Seejärel ta saatis meid vereproovi tegema, SYNLABi. Talt võeti veenist verd ja see veri ei jäänudki enam enne seisma, kui ta sai siis õige ravi peale. Me pöördusime sellesama verevõtu järgselt siis kohe EMO-sse, kus valvearst vaatas meid üle või minu lapse üle ja ta ütles, et tegemist on kas nüüd hemofiiliaga või verevähiga. Hemofiiliast ma too hetk ei teadnud midagi, kui ainult, et ajaloost on natukene teada, et mingi verehüübimatus on. Verevähk kõlas jällegi nagu nii õudselt ja hirmutavalt, et kuni diagnoosi saamiseni need tunnid olid minu elu kõige jubedamad. Teades, et sa võid oma lapse kaotada ja sa lihtsalt näed, kuidas ta veritseb ja muudkui nagu ta haavu uuesti nagu või seda verevõtu kohta uuesti seotakse, sest sealt tuli nii palju verd. Ja lõpuks, kui see diagnoos tuli, siis ta sai ka kohe oma ravimi ja see verejooks jäi kinni. Nagu sekundi pealt, et midagi nii huvitavat või imelist ma ei olegi oma elus näinud, sest kui mingisugust haigust ravitakse, siis see haiguse ravi on ikkagi ju pikaajaline, aga et see verejooks lõppes reaalselt sekundi pealt, see oli minu jaoks nii üllatav, kuna see ravi mõjus, siis teie lapsel on raske hemofiilia. Ehk tema kehas puudub täielikult 8. hüübimisfaktor. Kui mu poeg Lukas hakkas alguses ravi saama, siis Eestis oli võimalik üksnes ainult veenisisene ravi. Ehk see 8. faktor, mis ta kehas puudu on, seda siis asendati. Ehk süstiti veeni kaudu siis tema kehasse. Ja see tähendas meie jaoks iga teisipäev ja iga neljapäev lastehaiglasse sõitu ja seda ravimi manustamist siis.
Aga pisikesel lapsel sellise veenikaudse ravimi manustamine on väga-väga keeruline. Nende veenid on õhukesed, haprad, need lähevad katki, tihti nad rabelevad, liigutavad, et see vajas nagu väga tugevalt lapse kinnihoidmist, laps nuttis, oli stressis juba, kui ta seda haiglat nagu nägi ja tundis need arstid ära, ta juba siis oli paanikas, on ju. Et õnneks see valu nagu läks kiiresti meelest, aga siis et ülejärgmisel päeval see kordus jälle ja jälle ja me käisime ikkagi väga-väga mitu nädalat niimoodi. Kuni siis arst tõi meile meie elu muutva uudise, kõige rõõmustavam uudis üldse, et Haigekassa on otsustanud rahastada ravimit, mida manustatakse naha alla. Ehk et mis teeb selle hüübimise niimoodi korda, et ta jätab selle 8. faktori sealt hüübimisest üleüldse välja, et seda ei olegi vaja. Ja tänaseks on nii, et me ravime oma poega ise, ta saab 2 korda kuus kodus süsti. Lastehaiglas me käima ei pea ja tihti me naeramegi abikaasaga, et meie laps oleks justkui terveks saanud. Et lisaks sellele, et see uus ravim on kodus manustatav hästi kiiresti, ainult 1 milliliiter, on see ka nii tõhus, et tal ei ole olnud mingisuguseid erakorralisi verejookse. Kui enne seda me käisime haiglas 2 korda nädalas, siis oli ka selliseid nädalaid, kus ma käisin temaga 5 korda nädalas haiglas, sellepärast et tal juhtusid väiksed traumad, aga iga pisikene trauma tähendaski haiglasse minekut. Ja 5 korda haiglas käia last süstimas on väga ränk, väga-väga ränk. Ühe hemofiilia haige elu tänapäevase hästi kvaliteetse raviga ei erine väga palju tavalisest inimesest. Küll aga seal on selliseid pisikesi nüansse, et iga natukenegi suurem trauma vajab ikkagi haiglas ülevaatamist, vajab lisarohu manustamist. Ja iga selline trauma jätab hemofiiliku kehasse tegelikult jälje. Et põhiline nagu hemofiilia haigete murekoht on nende liigesed. Ehk iga verejooks, mis läheb liigesesse, see kahjustab seda liigest ja seda nagu tagasi pöörata ei saa. Tuleb olla nagu väga ettevaatlik ja vaadata kõik oma käitumis ja mustrid üle. Peabki üks hemofiilia haige tegema sporti, et hoida oma lihaseid, oma liigeseid, üleüldist tervislikku seisundit. Et siis ongi küsimus sellises heas tasakaalus. Et seda saavutada on tihti päris keeruline. Hemofiilia on harvikhaigus, nagu ka teised veritsushaigused. Et see ei ole sugugi ainukene haigus, mis põhjustab selliseid kummalisi veritsusi, sinikaid, hematoome. Ja Eestis on veritsushaigusega lapsi just on väga-väga vähe. Kui meie oma pojaga haiglasse sattusime, siis üks hematoloog ütles meile, et nad olid täiesti kindlad, et neile on kõik hemofiilia sugupuud kaardistatud, et uusi hemofiilikuid ei tule ja ei ole. Meie pere kinnitab siis seda erandit. Et kuna minul on hemofiilia isetekkeline, et siis ja mina sellega oma poegadele edasi andsin, et siis on täpselt see nagu mõtlemise koht, et kindlasti me ei ole nagu viimased, kellel hemofiilia või mõni muu veritsushaigus võib üllatusena tulla. Keegi märkab, et tema lapsel on veritsusega probleeme või on kummalised sinikad kehal, et siis tasub kindlasti asja uurida, sest hemofiilia ei ole kaugeltki ainukene veritsushaigus, et teisi veritsushaigusi on ka väga-väga palju. Kindlasti tasu sellest mööda vaadata, sellepärast et veritsushaigusega elu võib olla täiesti tavapärane, normaalne elu, kui seda põdev inimene saab head ravi.
et minu 2 pojal on küll raske puue, väga-väga raske haigus, millesse mõnikümmend aastat tagasi nad oleks võinud oma teismeeas juba surra. Aga tänapäeval nad saavad elada täiesti normaalset noore poisi elu, mängida mänguväljakul, käia lasteaias, tunda rõõmu enda sõpradest, vanematega reisimisest ja kõigest. Märgata ja tegutseda ja anda oma lastele parim võimalik.